Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Täismängu spordikanal on jõudnud Portugali MM-rallile. Meie fookuseks on siin kaks Eesti rallimeest, kes osalevad WRC2 autodega, Robert Virves ja Romet Jürgenson. Robert Virves siin WRC2 arvestuspunktidele ei sõida, kuid stardist on ja kindlasti konkurentsi pakub ja kõrgeid kohti püüab. Romet Jürgenson on siin ka punktide jahil. WRC2 arvestuses üldse on kohal väga kõva seltskond ja konkurents tuleb väga tihe, nii et ootame meie meestelt ka kõva rallit ja esitust. No loomulikult vaatame ka, mis on siin Portugal rallil üldse olustikuliselt huvitavat. Oleme siin ka varasematel aastatel kohal olnud ja saame siin tuua teatud võrdlusi ja vaadata, kuidas kogu see ralli karussell parasjagu pöörleb. Kuid täna on alles teisipäev ja sõitjaid veel otseselt siin ei ole. Täna käib rajaga tutvumine, homme hommiku ehk kolmapäeva hommiku ka on rajaga tutvumine ja siis tuleb juba testikatse peale. Ralli ise läheb lahti neljapäeval. Aga kõigepealt läheme me külla printspordi meeskonnale ja ühele kindlale inimesele. Eesti noor rallimees Patrik Enok, kes teeb oma hooaega Soome autoralli meistrivõistlustel, on siin rallil kohal siis printspordi tiimi mehaanikuna ja vaatame, kuidas tal see töö siin läheb ja kui palju ta mõtleb mehaaniku tööle ja kui palju juba sellele, et paari nädala pärast on Soome autoralli meistrivõistluste järgmine etapp. Patrik Enok, Portugali rallil ise rallimehena oled hoopis mehaaniku rollis, et mis su töö siin on ja mis sa siin tegema pead? Täpselt need ülesanded, mis kätte antakse lõpuks, et põhiline on ikkagi serviste ajal see hooldus ja siis serviste vahepeal igasuguseid varuosi komplekteerida või igast muud tööd, mida on vaja teha, kas hooldada või midagi, et siin on minu töönurk selles mõttes, et vasak tagumine nurk on siis see, kus ma põhiliselt opereerun, et jah, vähe teistsugune töö, kui muidu rallidel tegema peab, aga tuleb teha. No kas see vasak tagumine nurk tuli endale päris selgeks ka teha, ütleme, pidid nagu trillima ka enne siia tulekut või tegelikult see kõik on täpselt teada, mis ja kuidas ja siin koha peal lihtsalt tuleb töö ära teha? No tegelikult oli niimoodi, et eelmine kolmapäev lennuki pealt tulime, siis kohe autosi hooldama, et need tulid just Kanaaridelt, oli vaja asfaldiautost ehitada kruusaauto, et selles mõttes ma olen varasemalt ka olnud selle sama nurga peal, et liiga palju õppima ei pidanud, et pigem selline jälle harjud ümber mõned asjad, et muidu ma teen Škodat nagu enda auto najal, et siis mõned asjad niimoodi üle lihvida ja siis oli juba suht okei. No sa oled rallidel siin varem ka olnud, Rootsis olid, eks ole, kohal ja kui kiire see töö siis on, läheb närviliseks ka vahepeal või? Vahetevahel küll, et ega see 30 minutit, mis seal enamasti servises aega on, siis ega see läheb suhteliselt kiiresti, et kui võtad põhjakatte alt ära ja ratta alt ära, siis on juba selline 5-6 minutit läinud ja siis pead ju jõudma selle jälle kõik asjad üle kontrollida ja kokku panna ja siis peab auto välja minema, et kui midagi puruks ei ole, siis on tegelikult täitsa ilusti mõnusalt tehtav, aga kui midagi on vaja vahetada ja midagi on katki, siis ikka tekib väike närv sisse. No siin, kuidas see asi käib, et kas enne kui auto näiteks sisse tuleb, võetakse korraks kokku, briefitakse ära ka, mis on vaja teha või keegi jagab sulle täpselt ülesanded või kuidas see ütleme, ralliaaegne töökorraldus välja näeb? Jah, selles mõttes, et auto peal on number 1 mehaanik, ehk siis meil on üks prantsuse mees, kes siis jagab tööülesanded ära, kes mida teeb, kes vahetab rattapüssi lakku ära, kes vahetab varuratta ära, et need on selles mõttes ikkagi jagatud, et ei hakka niimoodi spontaanselt siin servise ajal neid ülesandeid kätte jagama, aga üldiselt me ikkagi räägime ennem läbi. Ja kas sellist momenti võib ka tekkida, et ma ei tea, teed asjad ära, ratas alla, pärast mõtled, et kurat, kas said ikka kõik poldid kinni või mingid asjad, et väike mure tuleb ka peale? No eks neid kõhklusi ikka tekib, et vahepeal mõtled, et kas ma ikkagi kontrollisin selle üle või kas see sai kinni ja see kõik, aga tavaliselt tuleb lihtsalt oma seda õiget vaistu usaldada, et küll need tehtud sai, kui korralikult tegid ja keskendusid, siis küll need on kinni. No kui palju sulle kui sõitjale selline töö kasuks tuleb, et üks asi on see, et auto tundmine, mida rohkem tunned, seda parem, eks ole. Teine asi aitab ka ilmselt mehaanikute tööd paremini mõista üldse kogu seda
seda protsessi, et siit on üht-teist kasu ikka lõigata. Kindlasti, et nagu sa just mainisid, et üks asi on see, et sa seda tehnilist poolt, et näed, mismoodi see auto kokku käib ja mismoodi nii-öelda lahti võetakse, et siis kui on vaja kunagi midagi ehitada nii-öelda katsete vahepeal, siis tead enam-vähem, mis kuhu käib ja mis nii-öelda vajalik on. Ja teine pool on üleüldine selline mehaaniku elu, et ega ta lihtne ei ole, et tööpäevad on niisugune circa 15 tundi ja teed niisugune 15-20 000 sammu päevas lihtsalt auto ümber põhimõtteliselt, et saad võib-olla sellist teistsugust maitset ka nagu suhu, et see on selline õige ralli glamuur, nagu öeldakse. No ise sõidumehena nüüd 2 nädala pärast Soome meistrivõistluste etappile tulemas ja sa oled seal päris hästi ka sõitnud tegelikult, et kui palju nüüd juba mõtled selle sõitmise peale selle ajal, kui siin mutrit keerad? No eks natuke ikka mõtlen, et kui siit tagasi jõuame, siis järgmine nädala pärast, siis on vaja juba ise teha ettevalmistusi Soome meistrivõistlusteks, et auto on küll enam-vähem koos, aga võib-olla selline üleüldine valmistus ralliks, et nipet-näpet on vaja teha, et võib-olla 100% hetkel ei keskendu, aga kindlasti siin nädala pärast, kui tagasi jõuame, siis läheb nii-öelda täislaadungis lahti see. Kui palju sa selle Soome meistrivõistluse etapi eel saad mingit testimist teha või oled sa üldse vahepeal saanud autoga sõita ka? Vahepeal kusjuures ei ole, et nüüd ennem Soomet tulebki teha selline vähe korralikum test, et jälle nagu meelde tuletada see kruusal sõitmine ja võib-olla Škodaga siis mingisugused seadistused nagu ümber mängida, et eks tuleb selline vähe korralikum test teha ja ma arvan, et siis saab panna küll. No sa oled noor mees selles vanuses, peaks võimalikult palju ju sõitma ja kätt soojas hoidma, et kui enesekindlalt sa tunned ennast, kui sellised vahed tulevad sisse, et sa ütled, ei ole saanud vahepeal eriti sõita, et kuidas selle sõidutunnetusega on? Eks natuke ikka on sellist kõhklust, võib-olla sellist nii-öelda rumalat kõhklust, et kas ma nüüd jälle ikkagi oskan sõita või mitte, aga tegelikult kui autosse istud ja sõitma hakkad, siis tuleb üsna kiiresti see tundmine tagasi, et liiga palju ma enda karjääri jooksul testida niikuinii ei ole saanud, et pigem on sellised lühiksemad testid peale pikkasi pausi olnud, et tuleb lihtsalt kiiresti ümber harjuda ja see tunne kätte saada ja siiani olen sellega hästi hakkama saanud, et küllap saab edaspidi ka. Selge, aga edu sulle siin mutrit keerates ja edu siis Soome rallil. Aitäh!